Hei, olen Maarja ja mulle kargas pähe üks idee, kui minu unistused täituvad ja ma soovin, et mind ümbritsevate inimeste unistused täituksid. See oleks nii lahe. Unistuste elluviimise sari. Ma teen sellise sarja, kus ma aitan inimestel päriselt siiralt naeratama hakata. Hakkame koos naeratama, me kõik võime olla naeratuse miljonärid ja lisaks sellele, kui sa siit südamest naeratad, see toimib ja uskuge mind, meie unistused täituvad justkui võluväel. Ma räägin palju inimestega juttu ja samas mida rohkem me välja ütleme enda soove, enda unistusi, seda kergemini need täituvad. Aga kui me naeratame justkui võltsilt, ma mäletan väga hästi, kui ma ootasin oma esimest last. Ma varjasin oma rasedust. Täna vaatan, kuidas kõik näitavad ja poseerivad, lasuvad fotograafidel pildistada, siis mina varjasin oma esimest rasedust. Ja mul oli palju unistusi, aga ma ei rääkinud sellest mitte kellegile, sest ma uskusin ka seda, et need ei täitu mitte kunagi. Eks minusuguseid on veel palju, kes ei julge välja öelda, mida ja millest ta unistab. Et elada oma unistuste elu, hakkame puhtalt siiralt ja südamest naeratama. Oleme kõik koos, kes soovivad naeratuse miljonärid. Ma annan panuse ja minu idee. Ma kutsun teid näiteks autosse kaasa. Me lähme, sõidame, räägime juttu, filmime selle üles. Muidugi, kui te soovite, on see siis laps või täiskasvanu, ei oma tähtsust. Meil kõigil on oma unistused ja need on loodud täideviimiseks. Kuna minu unistused täituvad päev-päevalt, mõnikord juba mõnel hommikul mõtlen ja õhtul on mu unistus käes. Iga pisikene unistus, mis täitub, oleme õnnelikud ja tänulikud ja teeme seda koos, avame, naeratame koos südamest ja täidame unistusi ka südamest. Meie kõigi unistused täituvad, kui me nendesse rohkem usume. Unistuste elluviimise sari. Ma hakkan võtetega pihta, teen olemasolevatest vahenditest. Minul on kõht täis, mu autole paneme kütust juurde, sõidame, tulge kaasa sõitma. Lisaks mõni unistus võib olla näiteks ainult matk metsa või jalutuskäik mere äärde. Mõni võib-olla unistab, et ma saan paadiga sõita, siis me leiame selle paadimehe, kes viib meid paadiga sõitma. Täidame unistusi üheskoos ja teeme suu lahti. Küsitleme tänavalt inimesi. Mul on olemas telefon, millega ma filmin ja lisaks järjest videot hakkavad tulema YouTube'i, Facebooki. Ma olen ületanud palju hirme. Üks on kaamerahirm. Täna ma räägin teiega siin. Söön metsas mustikaid ja üks minu unistuste vihje peaks olema siin Arvo Pärdi alal, mille selle vihje andis mulle minu armas sõber kolleeg Endel. Et kui sa satud siia Laulasmaa kanti, siis kindlasti tule siia. Siin on mingi vihje minu suurele unistusele. Ma lähen vaatan. Ja liigume samm-sammult oma unistuste poole. Mõni linnalaps, kes ihkab võib-olla metsa mustikale, veel on ja pohlatki on veel.
olen jõudnud Lahusallu ja tulin siia bränditooteid pildistama, lisaks niisama olema ja räägime siis, mida ma kogesin, kui ma käisin Arvo Pärdi majas. Aeg jäi seisma, ma astusin sinna sisse. Kes on Arvo Pärt? Arvo Pärt on helilooja, aga temal on oma elulugu ja seda kõike ma kuulsin seal. Kui ma kuulasin Arvo Pärdi lugusid, mida ta on kogenud oma elus, siis ma sain vähemalt 10 tegevusele kinnitust, mida ma oma elus veel kogeda, näha, teha ja kui palju me veel jõuame ja suudame. Esimene asi, mis ma märkasin, see maja oli keset metsa. Järgmine asi, mis ma märkasin, et seal majas kõnetas igal pool meie kuulsa helilooja radadel. Ma kuulasin klappides samal ajal muusikat ja neid asju tema elust ja neid olukordi, neid tegevusi, mida ta on kogenud. Meil kõigil on oma lugu. Me kõigil on soov ju elada oma unistuste elu. Niivõrd kuivõrd, kellel suuremalt, kellel väiksemalt, kes unistab väiksemalt, kes suuremalt. Kunagi minu käest küsiti, et nagu, kas sa suuremalt unistada ei oska. Mis see unistamine siis seal tähendab ja mis asi see unistamine on ja mis mõttes, et päriselt siin ilmas saab kõik või? Ma küsisin selliseid soove alguses, mida justkui ma päriselt, see ei olnud mina, kes seda soovib. Okei, samas jälle Arvo Pärdi majas olles ma tundsin seda rahu, hingerahu. Ma kuulasin 20 minutit stuudios siis seda video, kus ta jalgrattaga ringi liikus, kus ta oli kogu aeg seal, kus tema tahtis olla. Ta ei tahtnud kellelegi teisele liiga teha, vaid ta kogu aeg tahtis olla seal, kus tema hing kutsus. Ja tahtis teha teistmoodi kui teised ja erilisemalt ja leida iseennast. Ka mina olen sellel teekonnal, ma otsin iseennast ja läbi selle, kuidas ma saan luua väärtust kogu inimkonnale. Luues enda elu, parim elu, siis me saame läbi naeratuse kõike, uskuge. Mis ma veel panin tähele, minu suur unistus teekond Magic Hotellini, see koht kõnetas ja andis mulle mingisuguseid vihjeid, mida mina oma hotellis näidata ja pakkuda soovin. Naudin kogu seda eluolusi. See on lihtsalt fantastiline, mida ma kogen. Mis taipamisi ma seal veel tegin, et meil tuleb teha neid tegevusi, mis meile meeldib. See tähendab, et kui mulle midagi ei meeldi, siis ma lihtsalt tulen sealt ära. Kui mulle midagi ei meeldi, siis ma lihtsalt ei tee seda. Ja kui ma tahan puhata, siis ma puhkan. Kui ma sõidan linnast välja, siis ma sõidan linnast välja. Just seda ma teengi. Ma teen täpselt seda, mida ma soovin. Ma õpetan inimestele, olen ise eeskujuks ja seeläbi saan ka õpetada teisi. Mulle meeldib asju läbi ise kogeda. Ma panen käe südamele ja tahan tänada siiralt inimesi, keda ma netiavarustust jälgin. Üks on Marlen Annabel. Jumala eest jätka. Sa sütitad seda, et kõik on võimalik, et sa äratad, sa räputad meid, sa tood meile selle reaalsuse ja et kõik ongi võimalik. Ja aitäh, Marlen Annabel. Ma jälgin sinu tegevusi. Samal ajal otsin ma iseennast ja ma olen väga palju tuge ja jõudu sinult saanud. Järgmine, keda ma tänada tahan, on Kaidi Karilaid. Olemise vägi, parsi ma olen sinu juures saanud. Aitäh, Kaidi, jätka. See on nagu access consistence, mida sa meile edastad ja aitad inimesi. See on suurepärane.
tahan veel tänada Peep Vainu, kelle koolitustel ma olen käinud ja mulle meeldib, kuidas sa oled sina ise laval, kuidas sind tullakse alati kuulama, sa lihtsalt oled väga suur eeskuju, julgeda olla, vabadus luua, vabadus teha, vabadus naudida, vabadus elada, vabadus teha ja muuta, vabadus lihtsalt minna ja teha ja nii on. William Koval, ka sind ma tahan tänada, koos muudame maailma paremaks, see pealkiri nagu kõnetab nii paljusid ja ka mind. Tahan tänada Liis Ristelit, Baltikumide juht Woldis, keda ma esimese hooga vaatasin ühelt poolt ja teiselt poolt, et nagu, kes see nüüd siia poolt ei tuli, mina olin ennem siin kui sina, Liis. Täna ma käin tihti Liisiga rääkimas ja vestlemas, mis toimub tänaval. Ja Liis on siis Baltikumide juht ja liider. Ta on hästi mõjuvõimas, jõuline naine, aga ta võtab meid kõiki võrdsena. Sealt see lause tulebki, et võrdlen ennast endaga ja võtan ümbritsevat võrdsena. Ma olen olnud Liisi jälgija nagu, ütleme, töövari, kus tema ise ei saanud arugi, aga ma jälgisin, kuidas ta käitub, kuidas ta räägib, kuidas ta suhtleb inimestega. Liisilt on palju õppida. Ma tahan tänada kõiki, kes teevad mu hingele pai, kes oskavad hästi süüa teha, kes oskavad samamoodi naeratada, et te naerataksite vastu. Teid on palju, keda ma olen jälginud. Näiteks Roland Toko. Ma olen käinud tema koolitustel Edu Akadeemiaga seotud selle maaletooja, et me oleme kõik imelised, meil on kõigil oma teekond, me soovime teid kõiki aidata, kes lihtsalt omast vabast ajast ja aidata inimesi. Ja mõtisklesin juba mitmeid päevi, kui ma olen sattunud nüüd Arvo Pärdi radadele, kui ma olen sattunud siia Lohusallu ja ma käin kogu aeg mere ääres energiat maandamas ja juurde saamas ja iseennast otsida. Kes siis mina olen, et ma jälgin paljusid, kes aitavad inimesi, kes hoiavad meid väga lahedatel hetkedes ja olukordades ja samas igaüks peab ise hakkama saama, iseendale jõudu juurde andma. Aga kes siis olen mina? Kes on Maarja, kes siis tahab ka aidata inimesi? Täna sõna tahab. Ei olegi isegi tahab, vaid ma näen, et inimesed ütlevad, sa oled tervendaja, sa oled energias sütitaja, sa oled, kus on Maarja, seal on pidu, kus on pidu, seal on Maarja. Need ei ole ainuüksi minu laused, need on inimestelt mulle laused. You are so beautiful, you are matching color the car, you are amazing woman. Neid lauseid tuleb ka inglise keeles. Et kuhu ma selle energia nagu siis reaalselt panema pean? Ma lihtsalt, mind lähebki see nii naerma, et kõigil on nagu, kellel on access consistence, kes on siis Marlen Annabel aitab inimesi, William Koval aitab inimesi. Mina aitan ka, ma aitan neid tänaval, ma aitan neid face to face, silmast silma, ma tean, et te teete seda ka. Nii äge, et meid on nii palju, kes suudavad särada. Ma mõtisklesin veel ja veel. Ja ma mõtlesin välja. Kuidas mina saan aidata meid ümbritsevaid ja toetada. Ma juba praegu tegelikult teen seda. Ma ei tee päris iga päev, aga ma juba praegu teen selliseid asju, nagu kui keegi mulle helistab, siis ma annan nõu. Mul on oma nõuandjad, aga enamuselt ma annan ise nõu ja hoian kättpulsi meie inimestel. Hoiame kokku, aitame, oleme eeskujud, areneme, õpime, kõik on meie arengus kinni ja mina õpetan inimesi, kuidas saada naeratuse miljonäriks läbi südamest naeratuse, nagu ma eelmises videos ütlesin. Läbi südamest naeratuse hakkame täitma oma unistusi. Ma aitan teile kaasa. Mulle meeldib filmida. Mulle meeldib õhtujuht olla, mulle meeldib neid filme, miniklippe kokku miksida, neid postitada ja seda tagasisidet on nii võimas, nii lahe kuulata. See on lihtsalt nii äge, et te kõik valgustöötajad ja kõik need inimeste aitajad, ausõna käsi südamele.
ma olen teiega. ma olen teiega. me teeme omamoodi. väike mõttepaus. ma mõtisklen. ma mõtlen just seda, et teeme seda, mida reaalselt arvatakse, et ei ole võimalik. On. Marlen Annabel, veel kord ma tänan sind. Sa oled tõesti sütitad meie seest välja selle, kes me oleme. Ja mis on veel peidus siin. Ma olen veel tänulik soovitusturundus Kajani, mida ma tegin aktiivselt kunagi aastaid tagasi ja kõik esinejad laval. Ma küsisin nagu, mis asja te teete, no kuidas see võimalik, see ei ole lihtsalt võimalik, te esinete, te julgete seda, issand jumal, te olete kaamerate ees, te olete laval, te olete suuremate ja väiksemate rahvamasside sees, ma ei suuda üks-ühelegi, mu luud ka on krampis, et kuidas te seda suudate? Ja siis ma panin enda sees sellise sütiku tööle, et kui nemad seda suudavad mina ka, ma lähen ja olen ükskord laval. Minu Naeratuse miljonäri lugu, mida ma tegin 18. augustil 2020 aastal ja mul tuli umbes 20 inimest, ma ei tea, osad voorisid läbi, osad jäid kuulama, osad kõndisid lihtsalt läbi, aga peaaegu 20 inimest kuulas minu Naeratuse miljonäri teekonda. Kui sa soovid sellest video saada, siis kindlasti kirjuta mulle, ma saadan eraldi lingina, kuidas ma tulin siia ja mismoodi minust Naeratuse miljonär sai läbi raskuste tähtede poole, kuidas ma kannangi oma armast punast vaipa nüüd kõikjal kaasas. Sellepärast just, et me saame hästi palju endale kaasa aidata. Lähme õpime koos. Öelge välja, mida te soovite. Leiame sinna lahendused. Saadame teid tegutsema ja see lihtsalt mõjub, toimib ja juhtub. Aitäh!